Mis on bioloogilised ravimid? Suurem osa ravimite toimeainetest toodetakse keemilise sünteesi teel. Sellised ravimid on tavaliselt valuvaigistid ja palaviku alandajad, nagu ibuprofeen ja paratsetamool. Ka valdav osa vererõhuravimeid ja antidepressante on keemiliselt sünteesitud. Sel viisil spetsiifiliste masinate abil toodetud toimeaineid nimetatakse väikese molekulmassiga aineteks. Mõnede ravimite toimeaine molekul on aga nii suur, et inimese loodud masinad seda toota ei oska. Näiteks suhkurtõveravimi insuliini ning antikehi sisaldava reuma- ja kasvajaravimite toimeaineks olevad molekulid ületavad aspiriini oma suuruselt 40 ja 1000 korda. Inimene on õppinud suure molekulmassiga toimeainete tootmisel kasutama teiste elusorganismide abi. Keerulised molekulid eraldatakse bioloogilisest materjalist, näiteks verest. Või siis lastakse molekul moodustada mikroorganismidel nagu bakterid või keerulisema ehitusega rakud. Vajaliku molekuli saamiseks sisestab inimene ravimi toimeaine retsepti raku DNA-sse. Retsepti põhjal sünteesib rakk vajaliku molekuli. Bioloogilistest organismidest saadud või nende abil toodetud ravimeid nimetatakse bioloogilisteks ravimiteks. Need moodustavad umbkaudu 10% kõigist ravimitest. Patsiendi jaoks ei ole olulist vahet, kas ravim on valminud keemilise sünteesi või bioloogiliste organismide tegevuse tulemusel. Mõlemal juhul peab ravim haigust leevendama ning olema patsiendi jaoks võimalikult ohutu ja kontrollitud kvaliteediga. Kuna bioloogiliste ravimite toimeainete molekulid on väga suured, siis võib nende ehitus detailides erineda. Seetõttu ei ole võimalik bioloogilisele ravimile luua identset koopiaravimit ehk geneerilist ravimit, nagu keemilise sünteesi teel saadud ravimite puhul. Bioloogiliste ravimite puhul räägitakse bioloogiliselt sarnastest ravimitest ehk biosimilaridest. Ravimitootjad peavad kõiki ravimipartiisid hoolikalt kontrollima, et ravim mõjuks sõltumata väikestest erinevustest, nii nagu ette nähtud. Lisaks mainitud ravimitele leidub väike hulk selliseid bioloogilisi ravimeid, mille toimeaine on hoopis rakk või viirus, mitte suur ja keeruline molekul. Nende valmistamisel muundatakse sageli rakkude ja viiruste geene. Taolised ravimid on mõeldud harva esinevate geneetiliste haiguste ja mõningate kasvajate raviks. Innovaatiliste bioloogiliste ravimite miinus on kõrge hind ning toimekestuse ning ohutuse alaste andmete vähesus. Ravimil peab alati olema kindel ravitoime. Kõrvaltoimete riski tuleb aga võimalikult palju vähendada. Bioloogilised ravimid erinevad teistest ravimitest oma ehituselt, kuid eelnev põhimõte kehtib ka nende puhul. Bioloogiliste ravimitega saab paljusid haigusi tõhusamalt ravida. Bioloogilise ravimi kasutamise kohta saad infot oma arsti käest.